nii mugav on just armastada neid inimesi, kes sulle meeldivad ja kellega sa tead, et sul on tore, aga tegelikult piibel kutsub meid üles mitte vahet tegema inimestel ja armastama kõiki. Et sellist mugavust ka vältida. Ma arvan, et on oluline, et seal saab ka nagu öelda, et aga ma armastan neid inimesi, kes mu ümber on ja piibel ütlebki, et armastaks ja ongi hästi. Aga tegelikult Jumal kutsub meid sellest mugavusest välja. Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Me oleme Priksu ja mina olen Emma ja see on Piibli lugemise laagri podcast. Please loe piiblit. Ning me oleme täna Tartus pastoraadi ruumides, nii et aitäh pastoraat, et te meil lahkesti lubate siin olla. Tõesti, aitäh pastoraadile. Meie podcasti teema on siis kuidas kuulda Jumala häält. Just, aga enne võib-olla tutvustame natuke ennast, et inimestel tekiks meiega mingi side. Võib-olla te olete meie nägusid näinud. Me oleme siis PLL-i ehk siis Piibli lugemislaagri tiimi liikmed, aga ma olen noorena käinud ikka osalenud, nii et näod on tuttavad. Ma olen ise 23, arstitudeng ja ristekoguduse liige. Ja mina olen siis Emma, ma olen 19 ning PLL-is olen käinud kokku umbes 5 aastat. Alguses olin Kruus ning viimased aastad olen olnud nii lastelaagrites kui noortelaagrites tiimis, teinud ülistuses kaasa ja kõike muud ka. Ja õpin Viljandis muusikat, rütmimuusikat ning olen abielus Andres Roosimaga, kellega me kohtusime PLL-is. Jep. Me oleme sinuga toakaaslased ka olnud. 2 aastat, midagi sellist jah. Nii et me tunneme üksteist päris hästi. Ja, võiks nii küll öelda. Aga äkki teed meile väikse sissejuhatuse tänasest teemast? Teeme nii. Võib-olla nagu kui sa ei ole kristlane ja mõtled, et kuidas kuulda Jumala häält, siis ma ütleks sulle, et sa ei pea kartma, sest et sa võid lihtsalt nagu koputada või nagu öelda midagi, mis su mõttes on ja Jumal on nagu tõotanud oma sõnas, et avab sulle selle ukse, et need, kes koputavad, neile avatakse. Ja siis kristlastena võib-olla loeks Johannese 10:27. Võtame siit piiblist lahti, et minu lambad kuulavad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgnevad mulle. Ehk siis sa tegelikult ei pea ka muretsema selle pärast, et võib-olla ma ei saa aru, et see on Jumal, kes minuga räägib, sest sa tunned tema hääle ära. Ja tegelikult Jumal igal juhul tahab oma lastega rääkida. Et see ei ole nagu küsimus, et Jumal ei taha minuga rääkida, et kui meie selle sammu teeme. Aga me võib-olla toomegi kõigepealt 4 väikest punkti, kuidas kuulda Jumala häält lühidalt ning siis natuke pikemalt räägime lahti, et kuidas aru saada ja räägime natuke, kuidas meie enda kogemus on olnud ka Jumala hääle kuulamisega ja kuulmisega. Esimene punkt, mis me tooks välja, olekski see, et kui me ise mõtlesime selle peale, et kui meie kuidagi hakkame palvetama või tahame Jumala häält kuulda, Jumala ligiolus olla, et siis tegelikult esimene samm on see, et me tunneme, et Jumal tegelikult katsub meie südame läbi. Et kui me lähme Jumala ette, siis Jumal kõigepealt kontrollib meie südad, et kas see on puhas ja me ise ka kuidagi mõtleme, et kas me lähme Jumala ette soovidega, et ma tahan seda või me tegelikult lähme Jumala ette ja alistume ja oleme puhtalt südamelt. Et ma arvan, et esimene asi Jumala hääle kuulmiseks on see, et see kanal nii-öelda oleks nagu avatud ja puhas. Puhas süda. Ja võib-olla nagu teine loogiline jätk sealt ongi see, et võtta aega Jumalaga. Et kui sa ei räägi temaga, siis ta ei saa sinu ellu ka rääkida. Et üks hea viis on kindlasti piibli lugemine. See on siuke hea vaimulik distsipliin, mida oma elus praktiseerida, et ta saab sind läbi selle kõnetades, see on tema elav sõna. Ja teine on palveaja võtmine. Just. Ja 3. punkt oleks siis kogukonnas olemine, kaaskristlastega koos olemine, käima oma koguduses, võtma osa erinevatest osadusgruppidest, ka kristlikud üritused tegelikult on PLL-i laager. Ja, tulge PLL-i laagrisse. Väga hea koht, kus kuulda Jumala häält. Need on need keskkonnad, kus pühale vaimule võib-olla kuidagi eriliselt tehakse ruumi ja väga igatsetakse, et Jumal kõneleks. Et kindlasti panna endast sellistesse olukordadesse ka, kus see on just kui teretulnum, see Jumala hääle kuulamine. Ja vahel on võib-olla see ka, et me tahame, et Jumal nagu vastaks meile
kohe või mingile palvesoovile hästi konkreetselt, et siin on nagu see märksõna kannatlikkus, mis on, ma tajun, väga raske, üldse ei meeldi see, aga Jumala püha vaim nagu annab meile seda, kui me seda talt palume. Et selles osas, et isegi kui ta vastab, siis ta võib vastata omal viisil, et mingis mõttes sa pead nagu alistuma talle ja olema selles nagu palves kannatlik. Aga kui ma nüüd arvan, et ma olen kuulnud Jumala häält, aga ma pole päris kindel, ma ei saa täpselt aru, siis mis on mõned sellised nii-öelda kontrollmehhanismid, millest mingid filtrid võib-olla, millest läbi lasta, et aru saada? Et kuidas me siis aru saame, et see on Jumala hääl? Just. Ja. Ma arvan, et nagu esimene näide võib-olla olekski see, et kas see on piibliga kooskõlas. Et see on siuke number 1 asi. Et kui see läheb piibliga vastuollu, siis... Just, sest tegelikult ju Jumala sõna ongi piibel, inimeste poolt küll kirja pandud, aga et see on Jumala vaimust inspireeritud. Et tsiteerisin Margaritat praegu esimesest podcastist. Aga... Samas ka saatan tunneb piiblit. Jah, et tegelikult inimestena on väga lihtne. On inimesi, kes võtavadki Jumala sõna ja võtavad selle kontekstist välja ja kasutavad tegelikult seda Jumala vastu, et kui sa kirjutad piibel.net äppi, et sinna otsingusse, et Jumalat ei ole olemas, siis tegelikult see lause justkui on piiblis kirjas. Aga et mis kontekstis see on, et see kindlasti piibel ütle seda, et Jumalat ei ole olemas. Ja võib-olla ka nagu mis motiiviga me lähme piiblit lugema, et kui me nagu otsime sealt mingit tõde, siis me ilmselt leiame selle. Näiteks minul on see, võib-olla osad tüdrukud teavad, mis on nagu tubli tüdruku sündroom, et mul on see 5-line õpilane seal esipingis, kes peab kõik asjad tegema maksimaalselt hästi ära, mida võiks nagu pidada ebajumalaks, aga samas kui sa piiblit loed, siis nagu see kutsub üles sind töökuseks ja tubliduseks aga siis võib-olla ongi see, et sa saad aru südame hoiakust, et Jumal nagu ei oota seda, et meie töökus või tublidus läheks üle tema armastuse või et me tooks selle nimel selliseid ohvreid, kui võib-olla tubli tüdruku sündroomiga inimene võib tuua magamata ööd ja just. Ja mida ma ise mitte võib-olla, vaid olen kogenud, on see, et kuidagi lihtne on endale öelda, et võib elada sellist mugavat elu minu kontekstis just hästi palju, ma arvan, et inimeste armastamisega seoses. Et nii mugav on just armastada neid inimesi, kes sulle meeldivad ja kellega sa tead, et sul on tore, aga tegelikult piibel kutsub meid üles mitte vahet tegema inimestel ja armastama kõiki. Et sellist mugavust ka vältida. Ma arvan, et on oluline, et seal saab ka nagu öelda, et aga ma armastan neid inimesi, kes mu ümber on ja piibel ütlebki, et armastaks ja ongi hästi. Aga tegelikult Jumal kutsub meid sellest mugavusest välja. Võib-olla teise punktina me tooks välja siis oma kogukonna, ehk siis koguduse, teised kristlased meie ümber. Et kui sul on nagu mingi küsimus, et ma kuulsin seda, ma pole päris kindel, kas see oli Jumal, kas see on nagu õige, et siis vähemalt siis, kui see, mida sa tegema hakkad, on nagu vale, siis nende sinu kaaskristlaste sees elab ka püha vaim ja nad ilmselt tunnetavad seda ära. Et võib-olla siin mulle endale tuleb nagu meelde näide, kui ma ise polnud päris kindel, et kui halb see nagu oleks, et kas minna nagu mittekristlasest poisiga suhtesse ja siis me käisime nagu väljas ja veetsime järjest rohkem koos aega ja siis Emma näiteks ja mu teised sõbrad ka nägid, et et see viib mind aega Jumalast eemale või mu süda on nagu hästi kõva Jumala suhtes. Siis nad said seda mu ellu rääkida ja et kas see on nagu mingis mõttes mingi risk, mida ma tahan võtta. Nii et ma arvan, et see oli kindlasti väga suur väärtus. Või siis, kui ma näiteks lähen laupäeva õhtul Priksu juurde, ütlen, et Priksu, ma ei viitsi mängirikkusse tulla, siis Priksu saab mulle öelda, et Hebra 10.25 ütleb, et ärge jätke unarusse oma koguduse kooskäimisi. Et on nagu väga palju erinevaid viise, kuidas kaaskristlased saavad üksteist ka kuidagi seda võidujooksu nagu koos vahepeal kedagi natuke kaasa tirida ja ees minna ja seal on hea märgata nagu oma kaaskristlasi ka võib-olla mingites hetkedes. Meie kolmas punkt. Kolmas punkt on Trommipreen. Püha vaim. Kes see on? Püha vaim, miks me võib-olla siin selle välja toome, ongi see, et kui sa arvad, et sa oled kuulnud Jumala häält, siis tegelikult veel minna sellega Jumala ette ja otsida justkui seda kinnitust ka pühas vaimus või vaimu läbi, et kui sa oled kristlane, siis püha vaim elab sinu sees. Ja kui see on Jumala hääl, siis kõige olulisem asi võib-olla, mis on
või mille peale mõelda, on see, et Jumala hääl viib sind alati Jeesusele lähemale ja muudab sind Jeesuse sarnasemaks. Et see ei ole kunagi... Samas maailmas on nagu nii palju erinevaid hääli, et kui me et mõtled oma nagu päevaste mõtete peale või seda meediat, mida sa tarbid, sa saad nii palju erinevaid kanaleid, mis ka kõnelevad su ellu. Selle kohta on hea kirjakoht. Üks tore kirjakoht on esimese Johannese kirjas 15. salmist kuni 17 ütleb, et ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Amen. Siit nagu ta justkui räägib sellest, et mis on need 3 peamist asja, mis meid patule viivad. Et üks on nagu lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Võib-olla kui me seda nagu lahti seletame ka. Lihtsalt, et siis on nagu parem üldse aru saada, mis meid nagu need segavad helid on, mis meie peas võivad nagu meid Jumalast eemale viia. Et lihahimu võib-olla on nagu hästi selge, kellelegi võib-olla ei ole, aga on võib-olla see, mida su oma inimlik lihane loomus tahab. Ehk siis osadele jaoks on see võib-olla laiskus, osade jaoks on võib-olla liigsöömine, mingid seksuaalsuhted. Otsid nagu seda, mis maailm justkui ütleb, et on ülihea ja mille nimel justkui tasub elada ja pingutada. Teiseks on silmahimu, ehk siis kõik, mida me justkui näeme ja tahame ja ihkame, et kui me näiteks sõidame kuskilt autoga ja vaatame, et tal on nii palju ilusam auto kui minul või et kuidagi see kohe toob selle, et ma himustan tegelikult seda, mis selle teisel inimesel on. Ja võib-olla 3. ongi elukõrkus, ehk siis see oma enda ego, et sa oled uhke, sa tahad saavutada suuri asju, sa tahad saada rikkaks, olla teiste silmis nagu populaarne. Meeldida inimestele, mitte Jumalale, pigem fookus nagu sellel. Aga kuidas sina oled pühavõimu kogenud oma elus? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et nagu minu jaoks pühavaim väga palju meenutab seda, kui ma olen nagu mööda lasknud märgist, midagi valesti teinud, aga ka samas ta annab mulle seda nagu üleloomulikku armastust inimeste vastu, mida muus võib-olla inimlikult endal ei oleks. Ja vahel on ka neid hetki, kus nagu sa oled kuskil ja sa tead, et pühavaim ütles sulle seda, et mine tee seda, mine palveta selle inimese eest, mine õnnista, mine ütle talle see nagu. Ja ma olen seda vahel teinud nagu tore, sa lihtsalt oled nagu töörolli täita ja vahel ma olen olnud mingi Jumal, palun lihtsalt saada keegi teine. Ja mis on kõige lahedam selle juures, et Jumal nagu saadab kellegi teise. Et sa näed, et tegelikult see oli osa Jumala plaanist, et keegi teine sai seda siis teha. Jumala plaan igal juhul nagu läheb täide. Ja mina olen ka kogenud pühavaimu. Mul oli just hiljuti siin päris tore selline, kui sa rääkisid sellest, et Jumal midagi ütleb ja siis me just kui peaksime seda tegema. Olin ühel kristlikul üritusel ja siis üks tüdruk jagas oma tunnistust ja mul terve aeg, kui ta tunnistust jagas, mul nagu ketras üks sõna peas. Ja seda sõna tegelikult ta oma tunnistus üldse ei maininud või sellest teemast nagu ei rääkinud. Aga siis ma läksin pärast tema juurde ja küsisin talt, et kas sa tunned nii? Ja siis ta hakkas lihtsalt nutma. Ja siis ma sain aru, et see oli nagu püha vaim, mis me saime koos palvetada ja et seal lükkas tema jaoks nagu mingid väga olulised protsessid käima. Aga muidu püha vaim minu jaoks võib-olla, kuidas ma eriliselt kogen seda, on sellist nagu aukartust, et kui ma ka kuidagi ülistuses olles ja Jumala ees kuidagi kas vaikselt olles või palves olles, et ma nagu kogen seda aukartust, aga see ei ole nagu selline aukartus, et ma tahan nagu ära peita ennast selle eest, vaid see on just pigem siuke, et ma tahan nagu olla sellele nii lähedal, et ma nagu kardan pigem seda, et ma sellest nagu eemal olla, et ma ei taha sellest nagu lahus olla. Jah. Et see on kuidagi olnud väga minu selline kuidagi selle Jumala suuruse nagu kogemine ka ülistuses tegelikult kõige olulisem on see, et me nagu läheks tänus ja kuidagi imetluses Jumala ette. Ja. Kas vahel on nagu justkui vastupidi olnud, et sa tunned, et nagu jah, siis see võib-olla ei olegi nagu... Et nagu tahaks ära peita või? Ei, ma mõtlen, et nagu minu peas küll on nagu vahel see, et keegi nagu süüdistab mind. Aga siis jah, ikka on. Jah,
jah, see on ka üks hääl tegelikult nagu, mis see ei ole nagu samas ju. Jumalast. Yeah. Jumal tegelikult ju ei süüdista. Aga süüdistada saab, on ju hingevaenlane, saab meie enda mõtted tegelikult, kui me hakkame võrdlema ennast, ma arvan, et tüdrukutele see on nagu väga aktuaalne. Et sa vaatad kedagi, oled mingi, et ma ikka ei ole nii ilus kui tema või et mul ikka sellist kotti ei ole nagu temal, et kuidagi see on nii, see natuke läheb jälle sinna, lähebki selle silmahimu ja kõige selle nagu alla, eks, et kõik lõpuks ongi kokku meie nagu patune loomus, on ju. Aga et sa hakkad võrdlema ja siis tegelikult süüdistama ennast, et miks ma ei ole nii hea. Võib-olla on just nagu hea mõelda, et mis need muud hääled nagu meie peas on, et tavaliselt kui see süüdistav hääl mu pähe tuleb, siis ma olen mingi, et okei, see ei ole jumal, et see igal juhul nagu, aga kas sul on mõnda kogemust sellega, et mingi süüdistav hääl justkui on su peas? Mulle näib, et nagu vahel on see just nii, et võib-olla nagu keegi on öelnud sulle midagi sinu nagu enda kohta ja siis sa hakkad seda nagu enda üle rääkima. Ma mäletan, kui ma olen alati tahtnud nagu arstiks saada, ma ei saanud kohe arstiteaduskonda sisse ja siis oli hästi erinevaid inimesi, nagu oli neid, kes ütlesid, et jaa, muidugi, aga samas oli ka neid, kes ütlesid, et liiga emotsionaalne, et arstiks saada või et et üle oma varju ikka ei hüppa või et nagu kui ma oleks sinna kinni jäänud ja jäänudki seda võib-olla uskuma, aga samas ma teadsin seda südamekutset nagu saada arstiks ja nagu ma sain ja nüüd ma olen väga tänulik ja Jumal on mind nagu kandnud nendes õpingutes, aga võib-olla lihtsalt nagu mõelda selle peale, et võib-olla mingid mõtted, mida me enda kohta mõtleme, ei ole üldse Jumala mõtted, ei ole isegi meie enda mõtted, vaid on nagu keegi kuskil on kunagi öelnud ja need on meile nagu pähe istutatud. Ja. Et tegelikult miks on üks asi veel, miks on väga oluline on ju Jumala sõna lugeda ja kuidas kuidagi Jumala häält ka võib-olla paremini kuulda läbi Jumala sõna on see, et tegelikult asendada justkui need mõtted, et ma olen mõttetu ja noh, kõik need sellised süüdistavad mõtted tegelikult nagu Jumala sõnaga. Et see on ka üks viis, kuidas saab Jumala häält, mis on ju tegelikult ka Jumala sõna on ju, et kuidas saab seda nagu enda ellu väga praktiliselt rakendada, et neid valesid justkui asendada Jumala sõnaga. Ja. Aga kuidas sina muidu, kui me korra lähme selle Jumala sõna juurde tagasi, piibli juurde tagasi, kuidas sina piiblit üldse loed või kuidas sina Jumalat läbi piibli koged või püha vaimu läbi piibli lugemise? Ma arvan, et nagu kui ma piiblit loen, siis minu jaoks ma saan nagu Jumala olemusest või loomusest paremini aru. Et Vanas testamendis ma just saan aru, kuidas ta oma rahvast on armastanud, millised reeglid ta on seadnud, nagu mis põhjustega, aga võib-olla Uues testamendis ma saan aru, kuidas ma peaks kristlasena siin maa peal oma elu elama. Et kui sa loed mingi apostlite tegusid, oled mingi vau, ta on nagu kutsunud kõiki rahvaid nagu evangeliseerima ja lihtsalt see viis, kuidas nad elasid, et milline potentsiaal üldse nagu kristlikul elul on. Ja, aga kuidas sinu jaoks, kui sa loed piiblit? Ma arvan, et minu jaoks on ka ikkagi, et Jumala hääl tegelikult, et selleks, et üks viis ongi Jumalaga aega veeta, selleks niimoodi me õpime tundma ka oma sõpru, on ju, et me veedame nendega aega. Ja teine ongi piiblit lugedes, sa tegelikult õpid Jumalat tundma ja tegelikult ka õpid tema häält tundma. Ja ma arvan, et minu jaoks on nagu põhiline selline viis, kuidas ma piiblit lugedes Jumala häält kuidagi kuulen või tajun. Jumala hääl on ju enamasti ei ole nagu mees ütleb taevast sulle mingi sõna. Et mõne inimese jaoks on ja see on väga lahe. Aga et tihti see on nagu, et Jumal on nii palju suurem kui lihtsalt üks hääl justkui nagu praktilises mõttes. Et mida mina olen väga palju tajunud on see, et kui ma loen piiblit, siis see justkui nagu korrigeerib mind ja tegelikult muudab mind ja see nagu elab mu sees. Et nagu pühitseb. Jah, pühitseb just. Et kui ma seda loen, siis tegelikult minu jaoks piibli lugemine tihti on ka nagu, et ma tegelikult oma südames palvetan, et ma loen, et armastama liikimest, ma saan, Jumal tuletab mingi olukorra meelde mingi okei, seal ma ei teinud seda nii hästi, et siis parandad nagu meelt sellest ja kuidagi, et loed ja samal ajal see nagu, see tõesti muudab sind, Jumala sõna täiega muudab. Aga kui sa mõtled nagu, me tõime siin olulise punktina välja nagu koguduse ja kogukonna, et mis nagu väärtus sellel sinu elus on olnud nagu positiivne? Ma arvan, et korra me enne nagu rääkisime ka sellest, aga just see võidujooksu võib-olla jooksmise mõte, mida sina ka korra mainisid, et nagu, et tegelikult kogukond saab sind ju ka korrigeerida muidugi, aga saab ka julgustada ja tegelikult öelda, et seda sa tegid üli hästi, et Jumal täiega kasutas sind seal või kui keegi saab kuidagi kas mingi tunnetuse, et Jumal tahab sind seal täiega kasutada, et see võib olla täiega julgustuseks, et päriselt siis võib-olla teha see ususamm. Just kui see Jumala nagu armastus, mis neis elab ka nagu moodustab selle nagu ühtse Kristuse ihu, et sa tunned, et me olemegi siin nagu Meil on üks punkt veel.
kas sa tahad sellest algust teha? Meie viimane punkt siis, mis ma ütleks, on palve. Et kui sa oled kuulnud siis Jumala häält ja mõtled, et kas see oli nagu Jumal või ei olnud, et siis palveta. Ja ma arvan, et palves nii oluline osa on nagu kuulamisel. Et tihti on see, et me läheme nagu oma poe nimekirjaga supermarketisse, et tahaks seda Jumal ja ei taha. Aga et nagu just, et proovi nagu Jumalale anda ka aega sinuga rääkida. Ja ka võib proovida sellist asja. Osade jaoks see toimib hästi, osade jaoks võib-olla nii hästi toimi, oleneb palju seda praktiseerida on ka. Ma mingitel hetkedel olen seda elus teinud. Et ka nagu, kui sa siis oled vaikuses Jumala ees, et siis need mõtted, mis sul pähe tulevad, et pane need nagu kirja. Ja siis tegelikult sealt tuleb ka päris hästi vahepeal välja, et mis võib-olla oli mu enda mõte või mis oli Jumala mõte või kuidagi see filtreerimine nagu muutub järjest lihtsamaks läbi selle. Aga mis on sinu mõned ägedad sellised, kas mingid lood kuidagi palveväest või mis rolli palve sinu elus on Jumala hääle kuulmisel mänginud? See on nii hea, et sa mainisid sõna nagu palvevägi, sest ma arvan, et me tihti alahindame tegelikult seda, milline vägi on palvel. Mäletan, me käisime näiteks emmaga siinsamas, me elasime nagu ühiselamus siis siuke, Mordor. Jah, Mordor, kes teab, see teab, aga igatahes vannituba ja köök olid kuskil koridori lõpus ja siis me mõtlesime, et nii lahe oleks elada nagu Riiamäel ja me palvetsime selle eest ja järsku meil nagu tuligi võimalus kolida üliodavalt hästi ilusasse korterisse Riiamäel, et mingis mõttes nagu või ka lihtsalt, kui sa palvetad mingite inimeste eest või mingite olukordade ürituste eest ja sa näed, et nagu palvevägi on seda kandnud, et see on olnud eriliselt turvaline, et kerge on nagu ära unustada seda, mis vägi on palvel. Et võib-olla selles hetkes, kui sa justkui nagu palvetad, sa ei tunnegi nagu, et nüüd ma hakkan nutma või nüüd ma olen nagu väga täis, aga tegelikult see, kui sa siiras südamest Jumala poole midagi nagu palvetad, et siis tegelikult Jumal kuuleb neid palveid. Ma nüüd üks lähe asi, mida mina olen ka näinud, kuidas palve nagu nii-öelda töötab või kuidas ma olen näinud, et see minu elus on olnud. Et vahepeal on nagu see, et kas mingis sõprustes või mingite lähedaste inimestega on nagu seda, et keegi nagu käitub jube nõmedalt või kuidagi sa oled mingi, kuidas ta üldse niimoodi saab, siis enne nagu kui ütlema minna sellele inimesele, et see tegi mulle haiget, siis ma olen nagu palvetanud selle olukorra eest ja siis ülitihti on see, et see inimene tuleb mulle nagu mingi paar päeva hiljem mingi, kuule, ma tahtsin vabandada selle eest, kuidas ma sinuga käitusin. Et ma olen olnud see inimene. et jah, et see on nagu ka üks viis. Et palvel on nagu, palve on nii lai teema tegelikult, aga et Jumala hääle kuulamise, et katsuda läbi palves neid asju, et Jumal tegelikult, ma usun, et kui ta on midagi öelnud, siis ta tegelikult ei karda seda või ta on aldis seda ka uuesti ütlema või kinnitama. Ja võib-olla üks asi, mida veel palve juures mina nagu mainiks, on rahu. Ma tean seda nagu paljud tegelikult Jumala üleloomulik rahu. Jumala üleloomulik rahu, jah. Paljud nagu toovad seda välja, aga Priksu, mis sa arvad või mis sa ütleks, milline see rahu on, kas see ongi see, et mul on nagu lihtsalt täiesti chill, mul pole ühtegi kahtlevat mõtet ja ma nagu olen lihtsalt vana rahu ise või kuidas sina seda nii-öelda Jumala rahu justkui koged? Ma ütlen, et nagu vahel see on nii, et nagu ise justkui on nagu palju emotsioone, et ma ei tea, kas ma julgen ja nagu siuke justkui nagu ma ei tea, kas ma oskan ja saan, aga nagu Jumal kuidagi nii kinnitab lihtsalt nagu, et nagu et see vaikustormis moment. Aga et samas ma olen nagu, jah, kas sul on, kuidas sul on? Ma olen ise kuidagi kogenud seda, et tihtipeale see rahu justkui on sul nagu, ma võin nagu väga konkreetse näite tuua, kui ma olen väga hiljuti abiellusin ja kui me kuidagi otsisime nagu seda kinnitust, et kas minna suhtesse ja et siis mul oli nagu vaimus oli mul rahu, aga peas mul keerasid igasugused mõtted, et mida ma eluga teen, kas see on okei, et tegelikult peas nagu käivad, et see ratsionaalne aju justkui ei pruugi selles rahus olla, aga tegelikult kui sa lähed selle asjaga ükskõik mis olukord iganes see ka oleks, et neid olukordi on väga palju, aga et kui sa lähed siis selle olukorraga Jumala ette, et siis tegelikult nagu sa tunned vaimus seda rahu. Jah, just täpselt, jah. Ma ütlekski, et nagu, et ma näen ka vahel seda, et mul on endalgi nii olnud, et ma ütlen inimesele, et ma ei saa seda teha, sest mul ei ole rahu sellega. Või et ma nagu, ma teen seda, sest mul sellega on rahu. Aga et see minu enda võib-olla nagu inimlik rahu, mis ma nagu omale emotsionaalselt tunnen, et see ei ole see Jumala nagu püha üleloomulik rahu. Et võib-olla seda on ka nagu hea eristada. Jah.
ja lõpuks eks Jumala hääle kuulamine on niikuinii selline harjutamise asi, et lihtsalt tuleb veeta Jumalaga aega ja õppida ja astuda usus välja. Ja võib-olla kordaks üle selle asja, mis me korra alguses ka mainisime, et olla kannatlik. Et Jumala teed on nii palju kõrgemad kui meie üldse ja paremad, kui meie üldse oskame üldse unistada või palvetada. Et olla tegelikult kannatlikud sellega, mida Jumal tahab teha ja oodata just võib-olla ka nagu leppida sellega, et tema ei ole nagu mingis mõttes see nagu kommisa või see nagu hobune, keda sa rakendad enda vankri ette, et tahan seda omal ajal ja nii nagu mina soovin, et võib-olla nagu olla valmis selleks, et sa ei saa kõike siis kohe, kui sa tahad, aga usaldada ja uskuda, et tema plaan on nii palju suurem ja ta armastab sind nii väga, et tema plaan on sulle nii palju parem, kui sa oskaks eales ette kujutadagi. Just. Ma arvan, et seda me oleme mõlemad Priksuga oma elus kogenud, et oma plaanid on toredad, aga Jumala plaanid on paremad. Aga Priksu, kas teeme ühe palve ka? Teeme ühe palve. Kas sa palvetaksid? Ma võin alustada. Ma võin siis lõpetada. Kallis isa, aitäh sulle selle aja eest siin ja aitäh sulle, Jumal, et sina saad meid kasutada ja et Jumal, sinul on nii hea plaan meie jaoks. Jumal, ma lihtsalt palun, et kui inimesed kuulsid või said kuulda sellest, kuidas kuulda sinu häält, siis Jumal, kui nad koputavad sulle, et sina avaksid neile ukse ja Jumal, et sinu lambad ja sinu lapsed võiksid kuulda sinu häält ja võiksid teada, Jumal, et see oled tõesti sina, kes nendega räägid. Amen. Ja hea isa, ma tänan sind selle eest, et sina oled isa, kes tahab oma lastega rääkida ja kes on Jumal lähedal. Ja ma tõesti palun, et kui see inimene, kes seda kuulab või need inimesed seda kuulavad, Jeesus, kui nad kahtlevad või kõhklevad või ei saa täpselt aru, milline on sinu hääl või kas see on sinu hääl, siis Jumal, ma tõesti palun, et sa kinnitaksid ja õpetaksid tõesti kuulama sinu häält ja tõesti alistaksid meie südamed, et me oleksime tõesti pehmed südamelt, võtma vastu seda, mida sina tahad meile öelda ja alistuma sellele ja tegema sinu sõna järgi, Jeesus. Tõesti kiidetud, olgu sinu nimi eile, täna ja igavesti, Jeesus. Amen. Kas sul on midagi veel öelda lõpetuseks? Minul said nüüd mõtted otsa. Pea on tühi ja Jumal on suur. Jah, pea on tühi, aga Jumal on suur, just. Väga hea. Aitäh teile kuulamast. Olime Priksu ja Emma.